Tere! Näitan teile täna, kuidas erineb robotdigiteerimine koos inimesega digiteerimisest. Nii, sellel ettevõttel siin on robotdigiteerimine praegu. Läheme teeme dokumendis pildi. Nii, lähen nendest küsimustest suhteliselt kiiresti üle. Ja siin lehel on siis näha kõiki andmeid, mis robot sealt välja digiteeris. Ja kasutajal ongi võimalik lihtsalt need üle kontrollida, vajutada salvesta, siis need saadetakse raamatupidamistarkvarasse või midagi muuta. Näiteks oletame, et robot ei leidnud valuutat. Ära, läheme jätka ja siis ta nüüd uuesti küsib, et okei, aga palun siis ütle mulle, mis see valuuta oli. Paneme eur. Nii, nüüd ta lisas euro siia ja saatis dokumendi raamatupidamistarkvarasse. See oli siis robotdigiteerimine. Digiteerimine toimus põhimõtteliselt hetkega, et sekundite küsimus ja kasutaja sai need ära kinnitada ja see saadeti ära. Nii, aga ma lähen vahetan paketi ära. Sama ettevõtte läheme pakett ja paneme kas 7 eurose või tükipõhise hinnastamise. Need paketid on inimdigiteerimisega. 5 eurone pakett on robotdigiteerimisega. Nii, paneme 7 eurose. Nii, vahetatud. Läheme tagasi ja teeme uuesti dokumendis pilti. Nii. Nüüd lähen jälle küsimustest kiiresti üle ja salvesta ja hopsti. Olemegi tagasi esiekraanil ehk robotdigiteerimisega peab kasutaja üle vaatama andmed, mis robot digiteeris. Siis inimdigiteerimisega kasutaja seda tegema ei pea. Et seda teebki Costpocketi poolne inimene, kes kontrollib need andmed üle. Kui need on kontrollitud, see saadetakse automaatselt edasi raamatupidamistarkvarasse. Ja kui me räägime ajast, siis inimdigiteerimise praegu keskmine aeg on kuskil 4 tundi. Ta on tavaliselt olnud 7–9 tundi. Aga mida me välja lubame, on 1 tööpäeva jooksul toimub digiteerimine. Ja võib-olla veel suures plaanis rääkides, siis Eesti dokumentidel robotdigiteerimine on umbes 93% täpsusega, ehk võib väga julgelt kasutada robotdigiteerimist. Kui me räägime välismaa dokumentidest, Euroopas on ka robot veel päris hea, aga kui me räägime väljaspool Euroopat, siis võib täitsa julgelt kasutada inimdigiteerimist, et robot kipub seal juba rohkem vigu tegema. Aitäh!